Tere! Täna me räägime minu meelest kõige ilusamast peatükist Eesti ajaloos, mida nimetatakse laulvaks revolutsiooniks. Ehk siis me räägime Eesti iseseisvuse taastamisest. Revolutsioon tähendab mingit järsku pööret või muudatust ühiskonnas, kus senine ühiskonnakord pööratakse pea peale. Ja enamik revolutsioone maailma ajaloos on olnud vägivaldsed, et inimesed, kes on näiteks riigivõimu poolt rõhutud ja allasurutud, hakkavad lõpuks vihaselt vastu ja tahavad kätte maksta. Ja see viib paraku tihti verevalamise ja mõnikord ka väga veriste kodusõdadeni. Näiteks Süürias on praegu selline kodusõda, mis kestab juba 5. aastat ja see puhkes täpselt ühest sellisest revolutsioonist. 1980. aastate lõpus olid eestlased ka rõhutud, nad olid Nõukogude võimu all, aga nad tõusid üles maailma ühe võimsaima riigi vastu ja lihtsalt laulsid end vabaks. Lihtsalt hoidsid kätest kinni, lehvitsid lippe, tegid la ja maailma üks suurimaid riike varises lihtsalt kokku. Ja eestlased said ühtegi veretilka valamata vabaks. See, et eestlased said ilma ühtegi veretilka valamata Nõukogude võimu alt vabaks, on asi, mille üle mina eestlasena kõige rohkem uhkust tunnen. Aga kus see kõik alguse sai? Me rääkisime, et aastatel 1940 kuni 1991 oli Eesti okupeeritud. See oli Nõukogude Liidu osa. Ja selles riigis ei olnud inimeste elu kunagi eriti hea. Aga 1980. aastate keskpaigaks oli see ikka juba väga halb. Kõigile oli selge, et Nõukogude Liit on oma arengus Euroopast ja USA'st lootusetult maha jäänud, et see on vaene ja mõttetu riik. Ja 1985. aastal sai Nõukogude Liidu juhiks mees nimega Mihhail Gorbatšov. Ja tema sai aru, et samamoodi edasi minna lihtsalt enam ei saa. Ja ta vaatas, et Ameerikas ja Lääne-Euroopas töötasid need vabadus ja demokraatia nagu päris hästi. Ja ta mõtles, et teeks natuke ka seda vabaduse ja demokraatia värki, et rahvas rahul oleks. Ehk siis inimestele lubati rohkem vabadust luua ise ettevõtteid ja lubati mingil määral ajalehtedes ausalt kajastada seda, mis riigis toimub. Ja isegi lubati riigivõimu kritiseerida. Ja neid asju nimetati venekeelsete sõnadega perestroika ja glasnost. Ja oi, Gorbatšov ei osanud unes ka näha, mis sellele kõik järgneb. Eestis olid inimesed pikka aega oodanud võimalust otse välja öelda, mida nad Nõukogude Liidust ja okupatsioonist arvavad. Ja esialgu olid nad veidi ettevaatlikud, et mine tea, et äkki see on lihtsalt mingi trikk, et kui ütledki välja, et sa tahad Eesti iseseisvust taastada, siis ilmuvad nurga tagant politseinikud ja panevad sind vangi. Aga siis nagu natuke katsetati ja vaadati, et midagi ei juhtu ja vaadati ja katsetati ja vaadati, et jälle midagi ei juhtunud ja niimoodi vaikselt saadi julgust. 1987. aastal puhkes niinimetatud fosforiidisõda. Ja see ei olnud mitte sõda selles mõttes, et kuskil oleksid püssid paukunud. Nõukogude võim tahtis Kirde-Eestisse rajada suuri fosforiidikaevandusi, mis oleksid täielikult rikkunud sealse looduse. Ja lisaks oleks Eestisse toodud veelgi võõrtöölisi, mis oleks võinud jätta eestlased omal maal vähemusse. Ja eestlastele see ei meeldinud, hakati protesteerima ja lõpuks kaevanduste rajamise plaan jäetigi katki. Ja eestlased olid nagu, et wow, me protesteerisime ja see töötas. Nad said indu juurde ja nad hakkasid avalikumalt nõudma muutusi ühiskonnas ja korraldama igasuguseid erinevaid rahvaliikumisi. Ja väga populaarseks osutus Edgar Savisaare juhitud rahvaliikumine nimega Rahvarinne. Jah, te kuulsite õigesti, Edgar Savisaar. Ma ei taha anda hinnangut sellele, millega Edgar Savisaar tänapäeval tegeleb, las see olla. Aga sel ajal oli ta igatahes tubli mees. Eesti taasiseseisvumise juures olid tema teened väga suured. Ja üks paljudest asjadest, mida see Rahvarinne korraldas, oli see, et 1988. aasta suvel toimusid Tallinnas mitmed öölaulupeod, kus inimesed lehvitasid Eesti lippe ja laulsid isamaalisi laule ja nii edasi. Ja vaid natuke aega tagasi oleks sellise asja eest võinud vangi minna. Aga nüüd järsku olid inimesed muutunud julgemaks ja nendel öölaulupidudel oli lauluväljak ikka väga paksult täis inimesi. Võib-olla ei ole seal nii palju inimesi kunagi varem ega hiljem üldse olnudki. Eriti populaarsed olid helilooja Alo Mattiiseni laulud Eestlane olen ja eestlaseks jään, Ei ole üksi ükski maa, Isamaa ilu hoieldes, Kaunimad laulud, Sind surmani, Mingem üles mägedele ja nii edasi. Ja just nende öölaulupidude tõttu nimetataksegi neid sündmusi laulvaks revolutsiooniks. Nõukogude võimu tegid sellised sündmused ärevaks, aga samas nad ei julgenud ka midagi teha. Nad olid umbes nagu, et no, on kuradi kahtlane värk, et need eestlased laulavad seal ja nii edasi, et aga no, seal on 100 000 inimest, kes lihtsalt laulavad, et kuidas sa hakkad neid lihtsalt heast peast ründama.
Ja niimoodi eestlased muutusid järjest julgemaks ja ühel hetkel hakkasid nõudma ka Nõukogude Liidu tehtud kuritegude avalikustamist. Juba teise maailmasõja ajal oldi aru saadud, et see, et Nõukogude Liit Eesti okupeeris 1940. aastal, et see oli Stalini ja Hitleri vahel salaja kokku lepitud. Ja seda kokkulepet nimetati Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokolliks ehk MRP-ks. Ja paljud inimesed teadsid, et see oli nii, aga see salaprotokoll oli ju salajane, et keegi polnud seda näinud. Aga 1987. aastal hakkasid inimesed nõudma selle salaprotokolli avaldamist. Ja pikka aega ei tunnistanud Nõukogude Liidu juhtkond sellise kokkuleppe olemasolu. Nad olid umbes, et ei, meie pole midagi teinud, me pole midagi näinud, sellist asja pole olnud, mitte kunagi ei ole olnud. Ja kõik olid nagu, et kõik juba teavad, et selline kokkulepe oli, et ärge valetage. Aga Nõukogude võim oli ikka, et ei, pole olnud. Ja seepeale otsustasid Eesti, Läti ja Leedu rahvarinded korraldada midagi enneolematut. Ja see oli 23. september 1989, täpselt 50 aastat pärast seda kurikuulsat kokkulepet Stalini ja Hitleri vahel. 2 miljonit eestlast, lätlast ja leedulast võtsid kätest kinni ja moodustasid 600 kilomeetri pikkuse inimketi läbi 3 riigi Tallinnast Vilniuseni. Seda nimetati Balti ketiks ja selle eesmärk oli tuletada seda ebaõiglust kogu maailmale meelde ning näidata Nõukogude riigijuhtidele, et Baltimaad seisavad ühiselt selle eest, et õiglus jalule seada. Ja loomulikult oli see nii võimas üritus, et see tõmbas endale kogu maailma tähelepanu ning sundis Nõukogude riigijuhte tunnistama, et okei, et tegelikult oli küll selline salaprotokoll. Ja see Balti kett oli nii võimas, et pikki aastaid oli see isegi Guinessi rekordite raamatus kui maailma pikim inimkett. No, tänaseks on muidugi maailmas tehtud veelgi pikemaid inimkette, aga tol ajal oli see väga võimas asi. Nii, ja nüüd jõudis kätte aasta 1991. Selleks ajaks olid Eesti ja teised Balti riigid vaikselt sammunud kogu aeg iseseisvuse poole. Ja nad olid ära kasutanud seda olukorda, et olud olid vabamad. Aga seda päris viimast sammu ei juletud veel teha. Aga siis 1991. aasta 19. augustil juhtus midagi ootamatut. Nõukogude riigipea Mihhail Gorbatšovi enda alluvad korraldasid tema vastu vandenõu ja panid ta koduaresti ning kuulutasid avalikult, et nüüd juhivad riiki nemad. Ja kõik olid järsku nagu, et mis asja, et kus Gorbatšov on, kes teie olete, mis toimub? Aga need vennad olid palju hullemad kui Gorbatšov. Nad tahtsid koheselt maha suruda inimeste igasugused vabaduspüüdlused ja taastada sellise range kommunismi. Sellist tegevust, kus riigi juhtkond kõrvaldatakse võimult ja muudetakse järsult poliitilist suunda, nimetatakse riigipöördeks ehk putšiks. Ja seda sündmust 19. 21. augustini 1991. aastal nimetatakse ajaloos Augusti putšiks. Paljud eestlased, kes sel päeval teleri lahti tegid ja neid uudiseid nägid, mõtlesid ilmselt, et nüüd on pidu läbi, et nüüd on kõik. Et kohe tulevad sõjaväelased ja viivad kõik, kes on Eesti lippu lehvitanud, vangi ja iseseisvat Eestit ei tulegi enam mitte kunagi. Mina olin sel ajal natuke alla 2-aastane ja sugulaste juures Pärnus hoida. Minu vanemad olid just sel ajal läinud esimest korda elus välisreisile, neil oli lõpuks ometi võimalik käia Lääne-Euroopas. Ja siis seal reisi peal mu ema nägi uudistest, mis Eestis toimub ja ta puhkes nutma ja ta arvas, et ta ei näe oma poega enam kunagi, et ta ei pääse isegi Eestisse enam tagasi. Ja Pihkvast hakkasid Tallinna poole veerema tankid ja see tundus juba meeleheitlik hetk, sest Eestil polnud mingit oma sõjaväge, millega isegi proovida vastu hakata. Eesti parlament, mida sel ajal kutsuti ülemnõukoguks, kogunes kiirelt Toompeale ja mõeldi, mida teha. Ja leiti, et nüüd on vaja tegutseda ja kuulutada välja Eesti iseseisvus. Isegi kui tulevad tankid ja isegi kui see iseseisvus kestab ainult mõne tunni, siis sellega sooviti anda ülejäänud maailmale sõnum, et vaatamata 50 aasta pikkusele okupatsioonile ei olnud eestlased alla andnud. Ja 20. augusti õhtul kuulutati Eesti Vabariik taastatuks. Ja sellel päeval tähistame me tänapäeval taas iseseisvumispäeva. Õnneks toimusid samal ajal ka Moskvas pöördelised sündmused. Mitte kõik inimesed ei olnud riigipöörajatega nõus. Paljud inimesed üle kogu Nõukogude Liidu ei tahtnud enam tagasi minna kommunismi õuduste juurde, vaid nad tahtsid elada vabas ja demokraatlikus ühiskonnas. Ja Nõukogude Liidu Venemaa osa juht Boris Jeltsin hakkas avalikult riigipöörajatele vastu ja kutsus sõjaväge üles mitte neile alluma. Ja selle peale olid sõjaväelased umbes, et rünnata, mitte rünnata, appi, ma ei saa aru. Ja lõpuks selles segaduses nad ei julgenudki midagi teha ja lõpuks võeti hoopis riigipöörajad kinni. Ja riigipööre oli läbi kukkunud.
ja teised riigid hakkasid järjest tunnustama Eesti iseseisvust ning 6. septembril tunnustas Nõukogude Liit ise ka Eesti iseseisvust. Ja juba paari kuu pärast oli Nõukogude Liit täielikult kokku varisenud ning kõik selle 15 liiduvabariiki said iseseisvateks riikideks. Ja sellega sai läbi Eesti ajaloos Nõukogude aja nimeline periood ning algas viimane uus iseseisvusaeg, mis kestab tänapäevani. Ja viimane samm Eesti taasiseseisvumise juures oli see, kui 1994. aastal lahkusid Eestist viimased Vene sõjaväeüksused. Ja mida me siis täna õppisime? Esiteks, et 1991. aastal vabanes Eesti rahumeelselt Nõukogude okupatsiooni alt. Teiseks, neid sündmusi nimetatakse laulvaks revolutsiooniks, sest oma iseseisvuspüüdlusi väljendati suurte ühislaulmiste ehk öölaulupidude käigus. Ja laulev revolutsioon toimus aastatel 1987 kuni 1991. Kolmandaks, Baltimaade ühtsuse väljendamiseks ja Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokolli vastu protesteerimiseks korraldati 1989. aastal tõeline massiüritus 600 kilomeetri pikkune inimkett Tallinnast Vilniuseni ehk Balti kett. Neljandaks, Eesti taasiseseisvumine kuulutati välja 20. augustil 1991. Tänan vaatamast ja kohtume varsti jälle.